räägin veel nendest istikutest, mida ma siis olen siin saatnud. Ja see muidugi kehtib ka tegelikult teiste kannade puhul, millel on juba selline kasvav vars olemas. Kui ta nüüd teile saabub, siis ta võib olla selline pehme. Ta võib olla natuke kõver, sellepärast et ta on pakendi sees olnud. See nüüd ei oma tähtsust. Kõige olulisem on see, et te säilitate talle vähemalt 1, ideaalis lausa 2 lehte. See tähendab seda, et vabalt võib ära lõigata ka selle osa, mis siin ära kuivab. Praegult hetkel tal on muidugi see ilus. Ja panna ta potti ilusti püsti seisvas asendis. Kuna ta on nüüd üksinda, siis tal puudub selline tugi kõrval, et ta ei toetu kellegi peale. Võite panna talle näiteks siia grilltikud ja selle külge kinnitada, aga see tegelikult ei ole isegi väga oluline. Võib vabalt lükatada vastu akent või kuskile vastu seina, kus ta toetab ja niimoodi jättagi. Lihtsalt ei tohiks häirida väga palju tal seda risoomi. Ilusti ümbert patsutada muld kinni ja mitte kasta kohe. Kastmine ei ole nende jaoks kõige olulisem. Kõik siin, need lehed, varred, need kõik sisaldavad piisavalt palju vett. Nii et kõige parem on see, et lasta kõigepealt juurdub, hakkab kasvama ja siis alles hakkab uusi lehti ajama. Nii et sinnamaani lasta tal täiesti rahulikult olla, mitte üle hoolitseda. Et üle hoolitsemine on palju hullem kui jätta, ütleme siis hoolitsemata. Kindlasti mitte üle kasta, sest ta ei vaja hetkel vett, nagu ma ütlesin. Mitte jätta külma kohta. Muld on ideaalis, kui ta on ikkagi pigem soe. Ja praegult on selline, et ta hakkab kokku. See ongi kõige õigem mulla niiskuse tase. Et ei ole mõte nii, et ta oleks nagu väga märg. Ja soovin ainult edu!